Tere veel kord kõigile, et loodan, et kõigil on nüüd olnud piisavalt aega, et liituda ja kui keegi veel ei ole, siis ma liidan kõik mõne aja pärast, kes on kogunenud. Aga mul on hea meel, et reede pärastlõunal on nii palju inimesi juba siia kogunenud, seda nii siis kohalikest omavalitsustest kui ka teistest asutustest. Minu nimi on Anne Mändmets ja mina olen Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonnast ja täna me tutvustame uuringut, mille käigus leiti kasvuhoonegaaside heitkogused KOV-ide tasemel 2019. aastal ja see on siis tutvustus nii metoodikast, kuidas need kasvuhoonegaaside heitkogused KOV-ide tasemele viidi, kui ka siis millised tulemused saadi. Ja miks me sellest nagu KOV-ide tasemelt räägime, et paljud KOV-id on koostanud või on koostamas oma kohaliku tasandi kliima- ja energiakavasid või muul kujul neid teemasid läbi mõtestamas. Ja seetõttu on väga oluline see temaatika üldiselt on väga oluline, sest ilma kohaliku tasandita me oma eesmärkideni kindlasti ei jõua ja veel kaasnevatest teemadest leidi, et aasta esimesel poolel kuulutati välja toetusmeede KOV-ide kliima- ja energiakavade koostamiseks ja järgmisel aastal on tulemas meede kohalike kliima- ja energiakavade väikesemahuliste tegevuste elluviimiseks. Ja üheks oluliseks punktiks on ka see, et kui need eesmärke seada ja tegevusi planeerida, siis on vaja panna ka paika nii-öelda see stardipunkt. Kasvuhoonegaasidest üldiselt, kui me räägime heitest, siis väga oluline globaalsest mastaabist, aga samas heitkogused me ei saa kontrollida globaalselt, vaid ikka isiku, regiooni või piirkonna või riigi tasemel. Ja see, kuidas nende üle arvet pidada, on ka kokku lepitud, et mis riigi arvestuse mingid heitkogused lähevad. Ja esimest korda me oleme Eestis nüüd teinud läbi harjutuse, et kuidas riigi heitkogused ära jagada KOV-ide tasemele. Ja selle nagu lähtepunkt oli siis see, et kui KOV-ide heitkogused jälle uuesti kokku liita, siis oleks summaks ka riigi heitkogus. Ja selle töö tegi 2021. aastal nüüd viis läbi Eesti Keskkonnauuringute Keskus, kes koostab ka riigi kasvuhoonegaaside inventuuri ja prognoose. Selline harjutus viidi läbi esmakordselt. Tulemused ja metoodika on nüüd avalikustatud Keskkonnaministeeriumi kodulehel ja viide nendele materjalidele oli tänase kohtumise kutses. Ja täna on siis Keskkonnauuringute Keskus valmis neid tulemusi ja metoodikat tutvustama ja tekkivatele küsimustele vastama. Lisaks sellele kohaliku omavalitsuse taseme inventuurile on valminud ka väike Exceli tööriist, mille abil siis saab hinnata kavandatavate tegevuste meetmete mõju heitkogustele ja seda just energia kokkuhoiu puhul või kui planeeritakse näiteks fossiilse kütuse asemel võtta kasutusele taastuvad energiaallikad ja ka sellest tuleb väike tutvustus selle ettekande lõpus. Me salvestame selle kohtumise, et kui hiljem tekib soov midagi üle vaadata või kolleegile infot jagada, siis saab seda mõnda aega veel teha ja ma usun, et me avalikustame selle seal uuringu materjalide juures. Ja nüüd edasi ma annakski sõna Keskkonnauuringute Keskusele uuringu tutvustamisel ja oleme plaaninud jätta ka piisavalt aega küsimusteks, vastusteks. Et küsimused võib kirjutada kas siis vestluse aknasse siia Zoomi või hiljem küsida ise oma häälega ja ka küsimustele vastamise jätab päris ettekande lõppu. Ja palun, Marek. Ja, tere ka minu poolt. Et katsun nüüd siin seda akent jagada. Nii, ma ei tea, kas on näha? Selline klassikaline küsimus. On küll, jah. Ja, aga vasakul servas on ka väiksed failid näha, nii et see saab... Ja, ma teen ta kohe suureks. Nii, nüüd peaks olema siis selles ettekande vaates näha. Väga hästi. Ja, et
rõõm on ka minupoolne, et nii palju inimesi tunneb huvi kasvuhoonegaaside heitkoguste siis KOV-i tasemel jaotuse vastu, et kuidas need siis ikkagi veel lokaalsemal tasemel jaotuvad. Ja nagu Anne juba mainis, et siis me tegimegi selle töö sellel aastal riiklike siis 2019. aasta kasvuhoonegaaside heitkoguste inventuuri andmete siis põhjal. Ja seda tööd ei teinud mina üksi, vaid siin oli kogu meie siis üksus abis, kõik siis inventuuriga tegelevad inimesed andsid oma panuse ja nende nimed on ka siis siin loetletud, et mina lihtsalt siis kannan seda ette ja Stanislav Štökov teeb siis väikse ülevaate arvutusfailist, et kuidas seda on võimalik kasutada ja mis võimalused sellega KOV-il, mitte ainult tegelikult ka KOV-il, vaid ka kõikidel teistel huvilistel siis on. Ja veel kord siis mainida, et selle töö eesmärk oligi, et siis viia Eesti siis riigi kasvuhoonegaaside inventuuri andmed KOV-i tasemele ja valmistada siis tööriist selliste lihtsamate meetmete mõjude hindamiseks, et kui näiteks KOV siis plaanibki kasutusele võtta või minna siis üle mingile uuele kütusele oma katlamajas, uuendada autoparki näiteks või teha siis elamufondis mingid muudatused, missugust mõju siis kasvuhoonegaaside heitkogustele avaldaks. Ja selle peamine eesmärk oligi, et siis pakkuda välja need failid KOV-i tasemel, mida siis KOV-id saavad, just rõhutatult saavad, mitte ei pea kasutada oma siis kliimaenergiakavade koostamisel ja ka siis planeeritavate toetusmeetmete elluviimisel. Et tekiks kõigepealt see ülevaade, et kui palju siis konkreetses kohalikus omavalitsuses kasvuhoonegaase tekib ja kas see sektoriaalne siis jaotumus, et kas siis kui palju energeetikasektorist kasvuhoonegaasi tekib ja palju näiteks põllumajanduses ja nii edasi, et siin ülevaade anda. Ja kui me vaatame Eesti lõikes, et meil senini oli teadmine, kui suur on siis Eesti summaarne kasvuhoonegaaside heitkogus ja 2019. aastal oli see siis 14 699 kilotonni CO2 ekvivalendina ja nüüd loomulikult siis suur küsimus on, et kuidas me selle üldise summa saame jaotada KOV-ide vahele. Et võib-olla tausta natuke veel siin avan, et iseenesest ei ole selline päris triviaalne töö, kuna statistilisi andmeid KOV-ide lõikes ikkagi igapäevaselt ei koguta, vaid see nõuab siis erinevate andmebaaside omavahel siis liidestamist ja sealtkaudu siis teatud eelduste põhjal nende heitkoguste üleviimist siis kohaliku omavalitsuse tasandile. Et ma kohe ka natuke näitan täpsemalt, kuidas me seda tegime ja mis eeldused me aluseks võtsime, et saadagi kasvuhoonegaaside siis heitkogus kätte lokaalsel tasemel. Ja jah, et see olukord on selline, et kasvuhoonegaaside heited asukohapõhiselt ei koguta kõikide sektorites, et energeetikasektoris ilmselt see olukord on kõige parem, kus meil on siis võimalik siis koordinaatide abil suhteliselt lihtsasti see heitkogus lokaliseerida, aga keerulisemaks muutub siis olukord selliste allikate puhul, kus ei ole ka siis keskkonnalubade infosüsteemi või mingid muud mehhanismi, kus riik regulaarselt siis mingite geoinfosüsteemi põhiselt siis neid andmeid koguga. Ja ütleme, meie kogu selle töö üks suur eeldus oligi see teadmine, tegelikult ka nende kasvuhoonegaaside heitkoguste jaotumine toimub suures plaanis samade põhimõtete järgi, nagu on siis välisõhusaastenete jaotumine. Ja seal meil kogemus on tegelikult juba olemas, küll mitte KOV-i tasemel, aga natuke teiste põhimõtete järgi, kus siis analoogset siis lokaalsemat jaotust kasutatakse juba pikemat aega. Ja seal ongi seesama eeldus aluseks võetud, et nii kasvuhoonegaaside
heiteallikad kui ka siis näiteks välisõhusaastenete heiteallikad on siis valdavalt samad, ehk seal saab teatud põhimõtted aluseks võtta. Ja loomulikult ka see oluline eeldus, mida ka Anne mainis, et kõikide siis KOV-ide summaarne kasvuhoonegaaside heitkogus oleks kooskõlas siis riikliku inventuuri andmetega. Et see on lihtsalt oluline, et meil ei tekiks ebakõla hiljem, kui mingi kohalik omavalitsus teeb siis oma arvutuse ja tegelikult siis summa summarum ei vasta kõikide siis KOV-ide summa siis riikliku inventuuri andmetega. See lihtsalt selle töö puhul oli see selline oluline siis eeldus. Ja ma arvan, et kasu on sellest tööst väga mitme nurga alt, ongi just see, et saavad ka siis kohalikud omavalitsused just ülevaate, et kuidas nende siis omavalitsuses heitkogused sektoriaalselt jaotuvad, palju siis on näiteks energeetika osakaal, palju on transpordi osakaal, palju on põllumajandusjäätmete osakaal ja tööstuslikud protsessid ja selle läbi just ka mõtestada lahti heitkoguste vähendamise meetmete planeerimine, et missuguses sektoris on kõige mõttekam just seda raha suunata. Et kindlasti saab selle töö põhjal pilt natuke selgemaks. Ja ikkagi see suur küsimus, et kuidas seda siis puhtpraktiliselt teha, et lõpuks summaarne kasvuhoonegaaside heitkogus oleks võrdne siis 79 kohaliku omavalitsuse summaarse heitkogusega. Ja meil on siis teada see summaarne heitkogus, mis tuleb iga-aastasest inventuurist ja on teada ka siis see sektoriaalne jaotumus, et kuidas siis erinevate sektorite vahel see üldsumma jaguneb. Ja nüüd loomulikult suur küsimärk, et kuidas see võimalikult siis õigesti erinevate omavalitsuste vahel ära jagada. Ja ütleme ka see taustana, et kui nüüd lastagi niimoodi teha, et iga omavalitsus nokitseb vaikselt omaette, siis ütleme, see tulemus on üsna tõenäoliselt selline, et see summaarne heitkogus tegelikult riiklik summaarne heitkogus ei saa võrduma siis 79 kohaliku omavalitsuse summaarse heitkogusega. Isegi kui üksikul, ütleme siis iga omavalitsus teeb seda arvutust täpselt IPCC juhendi järgi, et paratamatult seal on teatud nüansid, mida siis peab inventuuri tegemisel arvesse võtma ja selles kohas on meil kindlasti suur kogemuste pagas olemas ja inimesed, meie maja inimesed siis igapäevaselt sellega tegelevad. Ja ongi see aluseeldus, et meie oma töös võtsimegi selle riikliku inventuuri metoodika aluseks ja vastavalt selle siis põhimõtetele jaotasimegi need heitkogused siis kohalike omavalitsuste raames ära. Ja selle tarbeks sai koostatud siis ArcGIS Pros Pythoni põhine mudel, mis siis kasutab erinevaid sisendfaile ja teatud siis eeldusi kasvuhoonegaaside heitkoguste siis lokaliseerimiseks, ehk me võtame selle summaarse heitkoguse, söödame selle enda mudelisse, kus on siis olemas alusfailid, mis siis võimaldavad seda heitkogust lokaliseerida. Et ma siin selle mudeliga väga detaili ei lähe, et kui kellelgi hiljem on huvi, et kuidas see täpsemalt käib, siis ma võin seda ka rohkem lahata, aga ma lihtsalt illustreerimaks näitan, et seal on teatud siis failide siis jada, mille abil siis selle täpse siis sektori heitkogus kohaliku omavalitsuse tasandile siis viiakse. Ja võib-olla hakkame siis pihta, hakkame siis energiatööstusest, et kuidas see jaotumine käib. Ehk seal on tegelikult olukord kõige lihtsam, et on olemas selline infosüsteem nagu Kotkas, mida siis riik haldab ja iga-aastaselt selle raames siis kogutakse andmeid, ehk siis põhiliselt keskkonnalubade siis põhjal ja käitised siis esitavad oma andmed ja ütleme, nad on kõik kenasti lokaliseeritavad.
ehk neil on ka siis nii-öelda koordinaadid, mida on võimalik siis nii-öelda kohaliku omavalitsuse raames siis kasutada. Loomulikult ka nende andmete puhul alati on nii-öelda selline kriitiline vaade oluline, et me nii-öelda ka selle andmebaasist võetavad andmed alati siis eraldi veel valideerime ja siia ma tegelikult nimelt jätsingi sisse ühe punkti, mis asub siis keset Peipsi järve, et lihtsalt ka see andmete päring ei ole alati selline kuiv töö, et ma kuskilt pärin ja kohe võtan kasutusse, vaid see nõuab ka siis kriitilist nii-öelda ülevaatust ja ka selliste olukordade puhul selle nii-öelda vea tuvastamist, et miks näiteks allikad on seal Peipsi järve keskel, kus ta tõenäoliselt tegelikult ei asu. Ja ka selle töö käigus tegelikult tuli ikkagi välja sellised allikad, mille asukohta tuli veel kord täpsustada, et see on ka paratamatu, kuna neid allikaid on üsna palju, siis selliseid asju ikkagi juhtub. Aga veel kord, et kuna tegemist on punktallikatega, neil on siis Kotka-süsteemi kaudu omistatud XY koordinaat ja selle üleviimine siis KOV-i tasemele on suhteliselt lihtne, et võtame ka aluseks siis selle käitise siis kasutatud kütuse koguse ja selle põhjal saame siis arvutada selle iga heiteallika siis heitkoguse ja jaotada selle siis KOV-ide vahel ära. Ja lõplik pilt siis ongi selline, kus siis joonistuvad välja üsna ootuspäraselt need piirkonnad, kus siis energiatööstus paikneb ja seal ka siis see heide kõige suurem on. Et selles mõttes see pilt ei ole ilmselt kellelegi üllatuseks, et sellistes omavalitsustes kasvuhoonegaaside heitkogus kõige kõrgem on. Kohtküte ehk siis kodumajapidamised on natuke keerukam lugu, et seal sellist ühte head andmebaasi, kus kõik need andmed siis kodumajapidamiste kohta oleks olemas. Hetkel ei ole olemas, on siis erinevad andmebaasid, mida saab kasutada või andmebaasid ja kaardikihid, mida siis tuleb omavahel kombineerida. Ehk seal siis me kasutame ehitisregistri andmebaasi, mille siis omakorda seome siis katastriüksuse kaardikihiga ja sealt kaudu siis lokaliseerime selle iga üksiku majapidamise. Ja ehitisregistris saame siis omakorda veel köetavapinna suuruse, mis annabki siis selle heitkoguse suuruse omakorda, et me võtame siis eelduseks selle köetava pinna siis kütmiseks vajab mineva energia hulga aasta lõikes ja selle põhjal siis tuletame selle heitkoguse. Et loomulikult siin on palju selliseid kohti, kus oleks võimalik seda täpsust tõsta, et kui meil oleks näiteks andmed selle eramaja siis selle küttesüsteemi kohta enam-vähem see info on olemas, aga ei ole näiteksi seda kasutatud kütuse kogust, et seda me peame siis lihtsalt läbi köetava pinna suuruse tuletama. Samamoodi, et kas siis maja on soojustatud või mitte, ka see info tegelikult ehitisregistris hetkel kättesaadav ei ole. Et kui see oleks, siis iseenesest saaks seda kaardistust veelgi täpsemaks viia. Ja ütleme, et suures plaanis ongi siis neid katastriüksusid, kus siis Eestis majapidamised asuvad, on üldpilt siis selline, et need tumedamad siis rohelised laigukesed ongi siis kõik katastriüksused, kus asuvad eramajapidamised, mis näiteks kasutavad tahket kütust siis oma majapitamise kütmiseks. Ja me saamegi sealt edasi minna väga lokaalseks, et sisuliselt iga majapidamine saab siis oma heitkoguse, me saame selle väga lokaalsele tasemele kuni siis katastriüksuse tasemele viia. Ja sealt omakorda edasi saamegi siis sellegi üldistada siis KOV-i piiride lõikes, ehk siin on siis kokku pandud nii kodumajapidamised ka muu energeetika, et see pilt siis selline on. Ja transpordisektori puhul ka tegelikult see olukord on selles mõttes hea, et meil on olemas regulaarsed liiklusloenduse andmed, meil on olemas transpordi
võrgustik, et me teame, kus need teed asuvad. Nüüd probleemiks võib-olla on see, et need küll nii-öelda liiklusloenduse andmeid tehakse regulaarselt, aga siis Transpordiamet teostab need loendusi siis ikkagi riigimaanteedel ja need teed, mis on siis kohalike omavalitsuse vastutada, need enamasti jäävad siis nendest loendustest välja. Et seal on ka siis teatud nii-öelda selline ütleme siis keerukus, kus me peame siis kombineerima siis KOV-i poolt saadud andmeid riiklike andmetega, aga ütleme, see on ka tehtav ja üldpilt ikkagi meil nagu on olemas, et kus need liikluskoormused kõige suuremad on ja selle liikluskoormuse põhjal siis tegelikult arvustataksegi välja selle kohaliku omavalitsuse heite suurus transpordisektorist. Ja lisaks siis maanteetranspordil on olemas ka näiteks laevaliikluse nii-öelda kui palju mingis piirkonnas siis laevaliiklus on, et see küll toimib natuke teiste põhimõtete alusel, et seal siis läbi AIS-signaali, mida iga laev siis saadab ja selle põhjal siis saame nii-öelda arvutada välja, et kui intensiivne mingis piirkonnas siis laevaliiklus on ja selle kaudu siis arvutada selle heitkoguse. Ja sama on ka siis näiteks rongiliikluse puhul, kus meil paraku küll ei ole loendusandmeid selle kohta, kui intensiivne ühes või teises lõigus rongiliiklus on. Et seal me lihtsalt jaotame selle siis heitkoguse võrdselt siis raudteelõikude vahel ära. Et seal kindlasti seda täpsustamist oleks võimalik teha, kui saaksime andmed ka siis näiteks rongiliikluse siis loendusandmete kohta, kui need on kusagil olemas. Ja ütleme, summaarne transpordikaart näeb siis välja selline, et üsna ootuspäraselt ongi siis suuremad linnad ja nende ümbrus see, kus siis seda heidet rohkem on. Et Tallinn kindlasti paistab siin ja tema lähivallad siis sellega silma. Ja lihtsalt siin võib-olla selle värviskaala täpsustamiseks, et kui ka see valge KOV on, et see tähenda, et see heitkogus 0 on, et kindlasti tasub vaadata ka seda värviskaala siis legendi, et tegelikult seal on siis heitkogus on 0–10 kilotonni, et ta ei ole olematu, aga ta on lihtsalt siis võrreldes näiteks Tallinna heitkogusega siis oluliselt väiksem. Ja kui me räägime tööstuslikest protsessidest ja toodete kasutamisest, et seal on siis olukord võib-olla kõige keerukam, kuna need heiteallikad iseenesest on veidi teistsugused kui näiteks põletusseadmete puhul ja ka ütleme, need protsessid, mida siis selle sektori puhul arvesse võetakse, on mõnevõrra erinevad. Et siin lisaks ka siis nende heiteallikatele tuleb siis arvesse võtta ka näiteks rahvastiku tihedust, et kus me saame siis hinnata seda siis rahvastiku poolt siis kasutatud näiteks mingi tootest pärinevat siis heidet. Et siin kindlasti see varieeruvus ja ütleme ka see määramatus on võib-olla sektorite lõikes kõige suurem. Aga siiski, et kasutades neid aluseeldusi saame siis ikkagi selle heitkoguse KOV-i tasandil siis laiali määrida. Põllumajandus kindlasti ka väga oluline ja üsna keerukas valdkonnas just heitkoguste jaotamise mõistes, et siin on ka erinevad andmebaasid aluseks võetud, ehk põhiliselt on siis PRIA alusandmed, kus me saame siis loomakasvatushoonete ja näiteks põllumassiivide paiknemise asukohad. Ja loomakasvatushoonete puhul siis võtamegi aluseks selle siis loomakasvatushoones olevate siis loomade arvu ja selle põhjal siis iga heiteallikas saab siis oma siis heitkoguse, ehk kui mingis laudas on rohkem loomi, siis loomulikult ka see emissioon on sealt kõrgem. Et selle põhjal lihtsalt see jaotamine toimub.
ja sama on siis, või noh, ütleme põllumassiivide puhul me otseselt ei tea seda, kui palju nüüd iga konkreetne põllumassiiv heidab, või seal käib siis lihtsalt see heite jaotumine puhtalt nii-öelda pindalapõhiselt. Et kindlasti ka see on koht, kus tulevikus oleks võimalik seda nii-öelda täpsust suurendada, kui oleksid olemas siis nii-öelda alusandmed selle kohta, kui palju nüüd iga konkreetne põllulapp näiteks väetisi saab. Ja, aga siin ka üsna ootuspäraselt ütleme heitkoguste jaotumise põhistes siis paistavadki silma nii-öelda Kesk-Eesti siis vallad, Viljandi vald vist on, ma vabandan, ma ei ole nende kõikide uute valdade nimedega veel kursis, aga ütleme siis nii-öelda Viljandimaal siis asuv, ilmselt on Viljandimaal, aga võin ka eksida. Ja Saaremaa puhul ilmselt ka mängib rolli see, et ta on üks suuremaid valdu üldsegi Eestis, et ka seal tegelikult heitkogus lihtsalt paistab silma, et me ei ole nii-öelda kuidagi neid heitkoguseid siis normaliseerinud valla pinna ega elanike arvu suhtes, vaid see ongi lihtsalt võetud nagu see valla piirid on. Ja vastavalt sellele siis, kui palju sinna neid heiteallikaid sisse jääb, vastavalt sellele ka siis nii-öelda heitkoguse suurus tuleb. Jäätmete puhul ka, et on ilmselt üsna loogiline, et need suurimad heited on nendes valdades, kus nii-öelda prügilad või siis jäätmekäitluskohad siis asuvad. Ehk on siis Jõelähtme, Kesk-Eestis ja Ida-Viru ja Pärnumaal ka, et kus need prügilad asuvad. Ja summaarne heide näebki välja siis selline, nagu ta on, et siin kaardil ehk siis nii-öelda Ida-Viru paistab siis oma kõrge heitkogusega silma ja mis on ka ootuspärane, et ma arvan, et kellelegi see nii-öelda üllatusi ei valmista, et kuna seal ka siis enamus energiatööstust paikneb. Ja loomulikult ka siis paistavad silma need kohalikud omavalitsused, kus on suur liikluskoormus. Aga lisaks sellele, et selle üldpildi teadmisel on vaja ka tegelikult teada, kuidas see nii-öelda siis vallasisene sektoriaalne jaotumus siis on, et mitte lihtsalt nii-öelda seda absoluutnumbrit, vaid omada ka nii-öelda ülevaadet selle kohta, et milles see nii-öelda heide siis koosneb. Et selle tarvis sai ka siis tehtud eraldi nii-öelda veel sektoriaalne jaotumus valdade lõikes. Siin on ka siis kõrvuti siis kaks graafikut, kus siis ühel pool on Harjumaa nii-öelda valdade jaotumus ja teisel pool siis Ida-Virumaa. Siin nagu väga hästi tuleb välja selline põhimõtteline erinevus, et kui nii-öelda Ida-Virumaa puhul domineerib tugevalt siis energiatööstus, mis on loogiline, siis Harjumaa puhul pigem paistab silma, et enim või suurem osa siis kasvuhoonegaaside heitkogusest pärineb siis transpordisektorist, mis on loogiline. Et seega omakorda siis nii-öelda võimaldabki vaadata selle pilguga nüüd peale, et mis oleksid need sektorid, kus võib-olla see nii-öelda plaanitavad või kus need plaanitavad meetmed võiksid kõige rohkem efekti anda, et kas mingis kohalikus omavalitsuses tasub plaanida suuri näiteks transpordimeetmeid, kui tegelikult see võtmetegija on ikkagi hoopis energiatööstus või põllumajandus. Selle põhjal kindlasti saab selliseid nii-öelda põhimõttelisi otsuseid teha. Ja samasugune siis nii-öelda sektoriaalne jaotus ongi tehtud meil kõikide omavalitsuste lõikes ja ka esitatud Keskkonnaministeeriumile siis Exceli tabelina, et kus siis saabki nii-öelda numbriliselt selle väljavõtte, kui palju siis mingi kohaliku omavalitsuse lõikes mingi sektori heitkogus on. Ja kohe annan sõna Stanislavile, et kus ta siis tutvustab meetmete mõju hindamise tööriista just energeetikasektoris, et kus siis ongi nii-öelda kütuse tarbimise plokk, elektri tarbimise plokk
ja soojuse tarbimise plokk ja seal, kui nii-öelda need väljad ära täita, on võimalik siis välja arvutada CO2 sääst CO2-na kui ka siis CO2 ekvivalendina ja see on nagu selline hästi lihtne arvutus, aga üsna universaalne ja lihtsalt me üritasimegi selle teha võimalikult lihtsa, et ei oleks nagu seda nii-öelda hästi palju taustamaterjali selle juures, aga samas, et see lihtsus võimaldab ikkagi suure pildi nii-öelda endale ette manada, et ma arvan, et iga nii-öelda inimene on võimeline seda nii-öelda tabelit täitma ja saama siis nii-öelda hinnangu CO2 säästu kohta. Aga ma annaks võib-olla siis sõna Stanislavile, et ta saaks seda tabelit täpsemalt siis tutvustada. Nii, tervist ka meie poolt, kohe jagan ka enda ekraani. Kas tabel on näha? Ja, väga hästi on näha. Okei, super. Tervist ka meie poolt, minu nimi on Stanislav Štokov, olen siis Keskkonnauuringute Keskuse kliimaosakonna energeetikaekspert. Et mõtlesime siin paar olukorda või meetme kujul siis läbi mängida, et võib-olla teil oleks arvutusmudel või arvutustabel oleks kergemini arusaadav, et nii nagu Marek mainis, selle eesmärk oli meil jätta võimalikult lihtsaks, et ei peaks mingeid tehnilisi andmeid taga ajama, et üldjuhul KOV teab, KOV maksab elektrisoojusarveid, ka kütusearveid, et kõik, millel on raamatupidamislik dokument, on ajalooliselt olemas, ütleme kohustust säilitada, et need on sellised üldised asjad, ja üldine info, mis on suhteliselt kergesti kättesaadav. Et seetõttu ei ole väga siin keerukaks asja tehtud. Et nii nagu Marek mainis, et see on nagu 3 plokiks meil jaotatud. Kütustarbimine, elektritarbimine ja siis soojustarbimine. Et siin mängin koos teiega siis läbi, ütleme sellist vähemalt energeetika valdkonnas 4 meedet, et esimene oleks näiteks tänavavalgustuse vahetus. Selle jaoks kasutame seda teist plokki elektritarbimine, et kui siin juhul vaatasin välja näiteks Annelinna tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekt, et seal säästis projekt 375 megavatt-tundi aasta kohta. No, ja kuna sääst teadsin, siis lihtsalt utreeritud näitena panin palju kogus oli elektritarbimine enne LED-ide vastu vahetamist ja palju hiljem. Et sõltuvalt sellele, kui palju on hiljem, siis ka arvutus automaatselt muutub. Et siin on üleval välja toodud legend, et mis lahtreid saab muuta, siis üle kollaseid ja rohelisi ja ülejäänud kõik toimub taustal automaatselt. Ja siin see, ütleme, tänavavalgustuse puhul on näha, et see sääst üleminekul tavapärasest LED-idele mõju on üsna suur. No ütleme selle puhtalt Annelinna tänavavalgustusprojekt oli üsna mahukas, et seal vahetati välja üle 1200 valgustuslambi. Siis näiteks kohaliku omavalitsuse katlamaja, kas kütusevahetus või katlamaja rekonstrueerimine, et mida varasemalt on ka KIK meil toetanud või siis kohalik soojustootja on planeerimas katelt rekonstrueerima ühelt kütuselt teisele. Et kuidas see mõju siis, palju see mõju siis avaldab KOV-ile. Et selle jaoks saab võtta siis kütuse tarbimise selle ploki, et andmed soojustootjal on palju ikkagi aasta jooksul kütus kasutas tavapärastes tingimustes,
kus on, ütleme, kui talv ei ole liiga soe, et mis nagu moonutaks seda nagu tulemust. Aga oletame, et näiteks teil on kohalikus omavalitsuses soojatootja või kohtkütte pakkuja, kes töötab kergkütteõli peal. Ja siin on vaja veel sisestada kütuse kogus ja juhul, kui on teada soojuspakkujal täpsem selle siis kergekütteõli näiteks täpsem kütteväärtus, saab kohe veel täpsustada seda, aga üldjuhul, kui te midagi siia rohelisse ei pane, siin on ka kommentaar, siis ta kasutab väikeväärtus, mis on siis nii-öelda Eesti keskmine. Et te saate veidi täpsustada oma olukorda, et kuna soojustootja lõikes siis kütteväärtus varieerub, et ei ole üks ja sama igal pool. Aga see muutus on suhteliselt marginaalne. Et siin kütuse koguse puhul saate punase lahtrikes kolmnurgana näete, et on kommentaar, et tahke ja vedelkütuse korral on andmed vaja sisestada tonnides, gaaskütuse puhul arvestada, see on 1000 normaalkuupmeetri kohta. Kütteväärtus samuti on gigajouli tonni kohta või siis on ka teesendatuna tegelikult on see ka megajouli kilo kohta, annab sama väärtuse. Ja kui me teame, et näiteks teie soojuspakkuja kasutab hetkel kergekütteõli, jällegi võtame mingi utreeritud näite, et aasta jooksul tarbis 5 tonni kergekütteõli. Me saame teada, kui palju see aasta jooksul CO2 tekitab. Et see kindlasti need kütusekogus varieerub KOV-i lõikes ja nüüd saame mängida näiteks, et soojustootja ütleb, et ta läheb näiteks hakkepuidule või mingi muu biomassile üle, et mis nagu tulemina toob. Et võtame näiteks puiduhakke, kütusekoguse, see kindlasti päris üksühele ei saa olema, et sõltub katle kasutegurist, aga puhtalt näitlikustamiseks paneme ka 5. Et kuna hetkel on kokkuleppes, et biomassi CO2 on 0, siis on näha, et see CO2 lõikes on sääst väga suur. Veidi erinev on siis CO2 ekvivalendis. Aga siin on võimalik läbi mängida näiteks katla rekonstrueerimine. Siis ütleme kolmas meede, mida varasemalt KOV-id on teinud ja võib-olla ka tulevikus teevad näiteks päiksepargi rajamine KOV-i piiridesse või siis teiste KOV-idega. Et kuidas näiteks seda nagu meetme mõju hinnata. Et üks variant on arvestada seda, et on võimalik samuti selles tabelis seda tegelikult arvutus läbi teha, et oletades te rajate oma KOV-i piiridesse päiksepargi, mille aasta tootlikkus on jällegi suvalised numbrid hetkel, on 50 megavatt-tundi. Ja siis on see arvestuslikult eeldatakse, et seda tarbitakse ka teie KOV-i piirides, mis on suur tõenäosus, et päiksepargi toodetud elekter kogu ulatuses tarbitakse ära. Siis on näha, et eeldades, et toodetakse 50, siis see sääst saab siit välja arvutada on sisuliselt 34,15. Et siin saab vastavalt teie fantaasiale või siis loovusele väga paljude meetmete mõju hindamist ära teha väga lihtsasti tegelikult. Siis neljas selle meede, mida on varasemalt tehtud ja tulevikus edaspidi tehakse, on näiteks hoone rekonstrueerimine. Et hoone
rekkimisel on siis variante erinevaid, aga eeldame näiteks, et varasemalt tarbitakse on hoone soojus kaetud puhtalt maagaasiga. Et kas on siis enda väikekatel seal või siis on näiteks kohalik jällegi soojuspakkuja, kes töötab puhtalt ainult maagaasiga. Et otsime nimistust siit välja maagaasi. Eelnevalt on küsitud, kas on teada, mis kütusest soojust toodetakse. Seda infot saab soojuspakkujalt teada. Juhul, kui on vaja midagi kiiresti välja arvutada, et mingi taotlus ära saata, saab panna ka vastus ei ole teada, mis tähendab seda, et ta võtab keskmiseks siis Eesti keskmise soojuse eriheite soojustootmisel, et siis ei pea kütust valima. Et see on selline kiire arvutusviis, mis ei vaja üldse mingit infot, ainult seda, et kui palju soojust tarbiti. Ja oletamegi, et soojustarbimine enne oli 100 megavatt-tundi aasta jooksul ja nüüd ja siis hoone elektritarbimine oli, oletame, näiteks 10 megavatt-tundi. Ja nüüd oletame, et sisest pannakse soojuspump ja seda enda väikest maagaasi katel kasutatakse puhtalt ainult talve tiputundide katmiseks. Et see tähendab seda, et kui väga krõvedaks läheb, siis soojuspumbast ei piisa, siis kasutame siis seda maagaasi katet. Et jällegi, meil on kütus teada, et tiputundideks jätame selle maagaasi katla. Ja tiputundide arv on maksimaalselt aastat, kui väga külm talv, maksimaalselt 10%. Et teil on võimalik teoreetilised asjad läbi mängida, kui ka pärast rekonstrueerimist ka tegelike andmete põhjal seda tulemust teada saada. Aga oletame, et sellest ongi 10% kogu aasta sääst on tarvis gaasiga soojust toota, siit saab teada, kui palju on soojustest tuleneb CO2 sääst ja nüüd, kui meil on soojuspump, ta tarbib elektrit soojustootmiseks, siis see, kui palju ta kasutegur on kopp või skopp, see ei oma tähtsust. Te saate siin, mida on tarvis, on see, et sisestada lihtsalt, kui palju ta eelduslikult siis aasta jooksul elektrit tarbib selle soojusvajaduse katmiseks. Ja oletame, ta on hetkel tõesti täpselt just öelda, 12 või 13, võib-olla 15. Et siis ongi, siit tuleb välja, et kuna elektriarve suureneb, siis tegelikult CO2 tekib rohkem, see miinusmärk näitab seda, aga jällegi soojuse poole pealt, kuna maagaasi tarbitakse vähem, tõenäoliselt see isegi 12 pani liiga väikseks, aga lihtsalt näitlikustamiseks, et soojuselt tuleb sääst, elektrilt tuleb juurdekasv, summaarselt tuleb siis hoone rekonstrueerimis nagu CO2 sääst. See on siis 4. variant ja 5. variant on näiteks, et oletame, teil on KOV-is oma sõidukipark, et varasemalt sotstöötajatele näiteks vahetati autod välja elektriautode peale. Võib-olla tulevikus tehakse seda veel, ei oska öelda, aga kuidas näiteks hinnata olemasoleva sõidukipargi mõju, et jällegi saab minna tulla ka tagasi kütuse tarbimise juurde. Et võtame näiteks, et sõidukipark, te teate oma sõidukipargi enam koosseisu, palju seal diisilt tarbitakse, palju seal bensiini tarbitakse, võib-olla osad on ka maagaasi peal. Ja kui teil on mõte näiteks mingi osa panna elektri peale, teil on võimalik siis vaadata, mis on selle konkreetse sõidukipargi osa
aastane kütuse tarbimine. Siin muidugi on vaja tarvis seda sisestada tonnides, et selle teisenduse saate liitritest kilodesse saate vastavalt tihedusele välja arvutada, aga sisestada siia tonnides vaatame, see on kuskil aastas 250 kilo diislit läheb omavalitsusele. Ja kui palju siis, kui see kogu see väike osa sõidukipargist välja vahetada elektri peale, et kui palju see nagu CO2 säästab. Ja ongi vastavalt oma loovusele ja mis meetmeid te soovite, mis puudutab kütuste vahetust, rekonstrueerimist, taastuvenergia tootmist, et siin on võimalik väga palju vähemalt minu hinnangul nagu välja arvutada ja et juhul, kui teil on tarvis teada, palju see meede lõppkokkuvõttes nagu säästu tekitab. Ja siis saate teada seda, kui saate teada, et palju see meede maksma läheb, et kui kuluefektiivne ta tegelikult on. Nii, kas kellelgi on küsimusi selle kohta? Ma vaatan, et keegi ei ole küsimusi kirjutanud ega kätt tõstnud, et praegu aitäh teile nende ettekannete eest, Marek ja Stanislav. Et võtaks siis kõik küsimused nagu, et nii nagu nad järjest võiksid tulla. Nii, nüüd tuli chati üks küsimus, et kust tuleb elektri eriheide? Ma arvan, et mina seda vastan. Elektri eriheide vastavalt siis IPCC metoodikale on heitkogused arvestatakse niimoodi, et seal, kus arvestatakse Eesti riigi piires tarbitud kütusekoguseid, mis läksid elektri tootmiseks ja nendest tuleneb siis CO2, nende tarbitud kütuste peale see arvutatud CO2 ja siis vastavalt toodetud elektrile sai teisendatud siis see Eesti riigi eriheide ja väärtused on 2019 aasta kohta ja siis andmed pärinevad tarbitud kütuste kohta ja toodetud elektrikoguste kohta Eesti Statistikaametist. Nüüd tuleb küsimus juba juurde. Küsimused tuleb juurde, et võib-olla see nagu jätkuküsimus ka, et millise elektrimiksiga on need kokkuhoiud arvutatud, aga sa vist vastasid ka nii poole lause sees see oli, et aga sa saad üle veel täpsustada. Et siin on hetkel Eesti keskmine 2019 aasta Eesti keskmine elektri eriheide, et vastavalt nendele kütustele, millega meil Eestis toodetakse elektrit, et seal sees on väga palju põlevkivi, biomassi, tuult, päikest, et kogu energiamiks on seal sees. Nii, jätkame samal teemal äkki veel, võtan siis chatist, et siin on veel kommentaar, et Eesti importis eelmisel aastal circa pool mahust, et kas seda ka kuidagi on arvestatud? Importi eraldi ei arvestata, et ongi, kuna see IPCC loogika on see, et iga riik peab enda kohta arvestust ja arvestatakse, et ütleme selle arvutuse lihtsustamiseks on lihtsalt tehtud niimoodi, et arvestatakse vaid kohaliku tasandil, mis riigi tasandil tarbitud kütusekoguseid ja importi-eksporti ei vaadata, sest sel juhul peaks arvestama jällegi selle imporditud elektri CO2 ja see teeks arvutuse oluliselt keerulisemaks. Et lihtsalt on lihtsustatud kujul, iga riik teeb enda arvepidamise ja
et mitte üleliia keeruliseks seda asja teha. Ja ma omalt poolt ka lisan, et noh, tegelikult ongi see, et millistes need inventuuri tulemused on ka tegelikult täpselt nendel eeldustel, mis eeldused nagu valitud on, et need reeglid on nagu jah, reeglid on oluliselt teada, aga seal ei saa alati jah, kõike arvesse võtta, et täpselt, et seal need tulemused kehtivad koos valitud eeldustega, võib-olla üldine. Ma kohe annan nendele ka sõna, kes on siin sõnavõtu järjekorras, aga üks seotud kommentaar veel siit chatist, et kokkuhoitud energia hulk peaks samuti CO2 säästu kõrval välja jooksma, et kas oskad seda ka kommenteerida, et see vist tuleb sealt tabelist välja, aga ta lihtsalt lõpptulemusse praegu ei ole. Jah, tabelist tegelikult välja lihtsalt eraldi reaalne me hetkel ei ole seda sisse pannud, aga no ütleme energiasäästu ja see või siis energia suuremast vähenemist me saame sinna sinna tabeli ossa nagu juurde lisada, et see nagu ei ole keeruline. Et see põhimõtteliselt sinna need, kus on meil praegu lihtsalt need CO2 säästu ja ekvivalendi säästu numbrid, et sinna põhimõtteliselt 3 rida on juurde lisada, et palju see energia sääst on. Palun, Irje, sa oled esimene siin praegu. Aitäh, suur tänu. Ma vaatasin kiiruga samal ajal, kui Marek ja Stanislav ülevaadet andsid, ka selle aruanne lasin läbi ja siis jäi nagu silma, et ega need põhipõhjused on läbivalt siis energiatööstus ja transport ja põllumajandus. Tahtsin küsida, kas on plaanis nüüd ka mingisugust jätkutegevust selles mõttes, et Keskkonnauuringute Keskusel on ikkagi kõige parem ülevaade, mis siis ühes või teises vallas nüüd seda kasvuhooneheidet tekitab ja mis on need tegevused, mida nad siis reaalselt peaksid tegema, et kui neil on see transpordi osa kõige suurem või kui neil on põllumajandus, et kas sealt kasvaks ka mingisugune soovituste pakett välja, et vallal oleks lihtsam, et muidu nad toredasti saavad siin erinevaid numbreid teada ja nad näevad küll, et seal on võib-olla 3 tonni või on 3000 tonni, aga et kui akuutne see probleem on tegelikkuses ja mis ta siis ikkagi tegema peaks. Et kas sellist järgmist etappi ka on plaanis, et see võib-olla aitaks ka vallale kaasa, et mis ta siis ikkagi nüüd tegema peab, ja kas see on nüüd väga pahast, vaatasin, et seal Lõuna-Eestis see Sõmerpalu vald või siis ütleme see Osula kant, kus seal kõik need graanulid ja toftanid toimetavad ilmselt, et Eesti suurimad heited pärinevad, et ise arvasin küll siiamaani, et Ida-Viru on nagu selline suur must plekk, aga et on veel kohti, kus heidetakse, et selles suhtes on hästi huvitav tulemus ja oleks väga tore, kui selline jätk ka tuleks, et sellist praktilist nõu teie poolt juurde, et mis teie plaanid on, aitäh. Ma ei tea, kas Anne, mina vastan või sina? Võin alustada, et võib-olla üleüldiselt, et nagu ma päris alguses ka välja tõin, et see on nüüd esmakordne nii-öelda harjutus, et kuidas nii seda riiklikku kasvuhoonegaaside inventuuri siis nii väikesteks üksusteks nagu kohalikud omavalitsused jagada ja see tehti nagu ainult 1 aasta jaoks, mis oli 2019, mis on praeguse seisuga kõige viimased ka riiklikud ametlikud andmed. Ja nüüd, kui see metoodika on olemas, siis jah, tegelikult on võimalus seda ju uuesti nüüd nagu korrata, kas ja millal me seda nüüd teeme, seda me ei ole praegu nagu otsustanud ega paika pannud, et kas see samm võiks olla 2 aastat, 3 aastat, 5 aastat, et seda otsust me praegu teinud ei ole. Siin täitsa huviga kuulaks ka teie arvamusi, et kas selline mingi regulaarsusega sellised hinnangud, kas need on vajalikud ja mis see regulaarsuse samm võiks olla ja mis need argumendid oleks, et milline samm valida. Ja et kas mingi soovituste pakett, et sellist asja praegu tegelikult me ka ei ole otseselt nagu planeerinud siin neid jätkutegevusi, aga see, mis Irja välja tõi, see kõik oli tegelikult väga huvitav nagu mõte,
just sellepärast, et need kohalikud omavalitsused on hästi erinevad ja just, et osades on suurem osakaal näiteks transpordisektori heitel, osades hoopis põllumajandus, et need profiilid on kindlasti väga erinevad ja sellest lähtuvalt tuleks ka need soovitused kindlasti väga erinevad, aga silmas tuleb pidada seda, et milliseid heitkoguseid saab rohkem siis kohalik omavalitsus ise suunata ja millised võib-olla siis on rohkem selline erasektori poolt rohkem suuratavad, aga vastuseks jah, et mingid konkreetseid järeltegevusi praegu ei ole planeeritud. Marek, kas sa tahtsid veel midagi enda poolt ka lisada? Ja, ma võib-olla lisaks seda, et see ongi tegelikult ühelt poolt ongi see meie töö nüüd sisend KOV-i siis kliimaenergiakavade koostamisse, et kus tegelikult alles hakkab see siis rätsepa ülikonna õmblemine. Et ju sellised ongi, et tegelikult need 79 omavalitsust on ikkagi väga erinevad ja väga erineva siis selle heiteprofiiliga kui ka võimekusega üldse neid tegevusi ellu viia, et seal ongi sellist universaalset soovitust väga raske anda, et tehke nii, siis teie heide väheneb ja lõpuks ongi see, et peab vaatama, et mis on need üldse need protsessid või hoovad, mida KOV saab siis lühiajaliselt mõjutada ja mida ta saab siis pikaajaliselt. Pikaajaliselt tegelikult ta saabki läbi siis planeerimisprotsessi neid heitkoguseid mõjutada. Et jah, see ongi nii case by case tuleb ikkagi vaadata, et ma saan aru siin paljud KOV-id on praegu neid kliima- ja energiakavasid koostamas, et selle käigus tegelikult peaks siis need kõige siis efektiivsemad meetmed siis välja tulema tegelikult, et see meie töö annab lihtsalt siis selle hetke olukorra pildi, et mis seis on aasta 2019 või oli aasta 2019. Aitäh! Ma oleks järgmiseks Marju Kaiva-Palule sõnajärje. Mina olen Keila linnast ja mina küsiksin, mul jäi lihtsalt sealt summaarse kaardi pealt silma, et Keila on selline üsna elelaik seal. Et ma ise mõtlesin, et võrreldes naabervaldadega võib-olla meie olukord ei ole nii hea. Aga ma lihtsalt küsiks, et millest see võiks siis olla, et meil on hästi ja või on seal andmetega ka küsimus, et näiteks siin ka liikluse poole pealt, et kas näiteks liiklusandmeid, mis on meil linnasisestel teedel, et kas nendega on arvestatud või ei ole? Ja, eks see kõik ongi suhteline, et halb ja hea, et samas kui vaadata seda skaalat on ju ka nüüd ütleme Keila võtmes või tema lähivaldade võtmes, et siis need heitkogused nüüd võrreldes on ju näiteks Tallinnaga või Ida-Virumaal on ikkagi suhteliselt väikesed. Ja loomulikult seal saabki ütleme see heitkoguse suurus sõltub väga palju ka siis algandmete kvaliteedist, et mis ajast need liiklusloenduse andmed on olemas, mis ajast on siis need linnasisesed või vallasisesed liiklusloenduse andmed olemas, et loomulikult see kõik lõpuks mõjutab seda, et kuna ka see liiklusloenduse tsükkel siis KOV-i tasemel, et ma ei ole päris kursis, kas seda tehakse kuidagi koordineeritud, et kõik 79 valda kuidagi teatud regulaarsusega teevad vist pigem mitte, et siis ongi see andmete kvaliteet selle kaudu kindlasti kõigub. Ja ütleme riigimaanteede puhul enam-vähem see tsüklilisus on olemas, et tehakse teatud korra järgi seda liiklusloendust, et kindlasti see mõjutab jah, seda heitkoguse aktuaalsust seal sektoris. Et siit võib-olla jah, olekski üleskutse, et kuidagi seda koordineeritult teha, et see liiklusloendus käiks sama takti on nii valla piires kui ka siis riigi maanteedel, et kindlasti võimaldaks neid heitkoguseid täpsemalt hinnata. Jah, et ma tean ka, et ei ole sellist ühtset siseteedele, sellist ühtset loogikat, aga
aga samas igal omavalitsusel ma arvan, et need on olemas ja kui nende käest küsida, et näiteks meil on üldplaneeringu koostamise raames ikkagi need liiklusanalüüsid tehtud ja neid annab kasutada ja ma arvan paljudel teistel ka, et saaks nagu otse küsides paremad andmed. Ja kindlasti see on nii-öelda hea mõte, et selline vahetu suhtlumine kindlasti on väga oluline. Aitäh! Aitäh! Ma annaks järgmisele sõna Teet Randmale, et ma näen, et on ka chatis temalt üks küsimus, aga võib-olla siis saate ise küsida. Ma mõtlen, ma esitan suulise küsimuse, et esiteks väga põhjalik andmestik tundub olema, et suur tänu, et te selle olete kokku ajanud. Et kas seda tehakse mingil moel ka avalikuks ja kas te plaanite seda andmestikuga mingil moel hakata täiendama? Et mis mulle endale tundub, on nagu väike puudujääk nagu Eesti nii-öelda selles kliimapoliitikas on see, et me seni lähtume nii-öelda kohalikust heitmest, aga me peaks vaatama nii-öelda elutsükli heidet kõikidel oma tegevustel ja tootmistel ehk see lifetime cycle analysis, et see tegelikult ei ole üle mõistuse asi, et teised riigid seda teevad ja me võiksime vähemalt proovida ühe ajapildi saada, et mis meil nii-öelda tegelikult need elutsükli mõjud üle riigi on. Et see oleks nagu väga abiks, et just neid strateegilisi otsuseid teha, ma loodaks. Aitäh! Jah, aitäh selle kommentaari eest. Need andmed, mida täna esitati, need on avalikud Keskkonnaministeeriumi lehel uuringute all ja kutses oli link ka sellele, et kui te ma saan hiljem chati ka panna, aga kutses on ka märkmaas sellest, et kus need Exceli failid avalikuks on tehtud. Siis sellest metoodikast. Jah, kui me räägime nüüd elutsükli analüüsist, siis see on nagu nii-öelda paralleelne metoodika, mis on ka väga hea heitkoguste hindamiseks. Aga see ongi täpselt, et kuidas nendes reeglites nii-öelda on kokku lepitud ja nagu globaalselt on kokku lepitud, et heitkoguseid riiklikult nii-öelda need ametlikud riigi andmed on siis nagu tootmispõhiselt ehk siis kui meile kui heitkogus tekib nagu Eestis, siis see heitkogus läheb Eesti arvestusse. Et kõik, mis on need jalajäljepõhised või elutsüklipõhised heitkoguste hindamised ja neid tehakse ka riiklikul tasemel tõstma ei ole ka praegu kursus, et Eestil oleks seda tehtud. Ja praegu nüüd lähiajal ka sellist nagu suurt tööd ei ole tegelikult nagu plaani võetud, et praeguses plaanis seda ei ole. Aga samas tegeletakse nagu selle temaatikaga nagu eri valdkondades, et näiteks hoonete sektoris. Et just kui vaadata nagu seda hoone elukaart, et siis nii-öelda hoone nii ehitamine, siis ekspluatatsioon ja lammutamine, et siis selles valdkonnas hakatakse rohkem rõhku panema just selle elutsükli hindamisel ka. Nii et eks ta tuleb ka valdkondade kaupa kindlasti nagu teistesse sektoritesse ka. Kati-Liis, palun. Või Laura? Ja tegelikult Laura, et kliimaosakonna nõunik. Olin reganud kolleegi nime alt kuidagi sisse. Aga ma võib-olla täiendaks Anne vastust, et põhjus, miks me tegeleme rohkem nüüd tootmispõhiste andmete ja metoodikatega, seisneb selles, milliste metoodikate alusel eesmärkide täitmist hinnatakse ja kuidas need eesmärgid Euroopa Liidu tasandil, globaalselt ja siis alla tulevalt riiklikul tasandil on seatud.
Ja aitäh, väga õige täiendus. Ma võtan siit vahepeal veel nüüd kirjalikke küsimusi vahele. Küsimus on, et kui tekki hakatakse koostama 2022. aastal, siis millise aasta andmed soovitate alusandmetel aluseks võtta? Meil sellist, tähendab üldpõhimõttena 2022 aastal on kõige värskemad kasvuhoonegaaside andmed riiklikud 2020. aasta kohta, et me oleme kogu aeg 2 aastat miinuses. Ja seetõttu nagu värskemaid andmeid soovitada aluseks võtta ei saa. Aga nagu ma enne mainisin, et me iga-aastaselt ei plaani seda COVID-i inventuuri läbi viima hakata. Ja ma arvan, et kui hakatakse kekke koostama, siis igaüks saab valida tegelikult, et millised alusandmed ta nagu aluseks saab võtta, et tegelikult see peab olema ju viimane aasta, see võib olla veel nagu mingi, see baasaasta võib ka tegelikult olla ju kaugemal, nagu et see võib olla 2020, 2019 või mingi muu aasta, mis on valitud, et võib-olla mu mõni kolleeg, kes on kekkide temaatikaga rohkem kursis, et võib-olla tahab neid täiendada. Aga kui mitte, siis võin minna edasi. No, võib-olla võiksid öelda, et nüüd siis päriselt Kati-Liis infoole. Et andmete osas on kõige parem kasutada viimaseid kinnitatud andmeid. See nagu soovitus anda. Kõik, mis on kõige viimatine ja ajakohane ja kätte saada. Nende andmetega ei saa midagi teha, mida ei ole kätte saada. Et siinkohal ma võib-olla kordan ka üle, et see, et miks inventuur hetkel on tehtud 2019 andmete põhjal, on see, et tehakse sammuga X-2 ehk siis meil ongi tehtud kõige viimatisemate inventuuri andmete. Äkki lisaselgitus. Aitäh. Aitäh, Kati-Liis. Siis kui vaadata nüüd kommentaare edasi, siis et kas kohalik omavalitsus võiks lähtuda kliimaraportis Eesti elektri eriheitme asemel Euroopa elektri eriheitmest, et kuna me ju impordime suure osa elektrist. See on nüüd sarnane küsimus, mida me alguses siin elektri eriheite juures juba nagu arutasime. Kas Keskkonnauuringute Keskus seda Euroopa elektri eriheidet soovib kommenteerida, et kuivõrd ta iseloomustab seda Eesti elektrimiksi? On teil andmed selle kohta? Hetkel ise vastuse võlgu, et ma ei oska seda metoodikut, kuidas Euroopa elektri eriheide on arvutatud, et ütleme, Euroopa keskmine eriheide tõenäoliselt, vähemalt sisetunne hetkel ütleb, et tuleb madalam kui Eesti keskmine, puhtalt sellepärast, et kuna meil on seda fossiilset osa tänaseni ikkagi suhteliselt palju, eriti just nagu ütleme nendes regioonides, kus on söe tahke fossiilse kaevandamine, olgu siis meie või Poola, aga üle-euroopaliselt keskmine on meie omast madalam. Et me ikkagi ütleme, et meil oleks võimalik oleks võib-olla täiendav küsimus selle küsimuse esitajale, et kas on mingi põhjus, et miks Euroopa oma kasutada just. Minu soovitus oleks, et KOV-id kasutaksid ühte ja samat eriheidet soovitavalt, et oleksid lõppkokkuvõttes andmed nagu võrreldavad. Et me teame siis, et kui toimub kahes erinevas KOV-is toimub näiteks sama meetme rakendamine,
me teame, et selle potentsiaalse meetme sääst on lõppkokkuvõttes sama palju. Aga kui seal nüüd sisendandmeid hakatakse muutma, siis meil on ju jällegi keeruline neid võrrelda omavahel. Teet Randmasin, et ma esitasin küsimuse, et konkreetsemalt see puudutab seda, et meil nagu ülejäänud kohalikel omavalitsustest välja arvatud Ida-Virumaa on seoses elektriga väga kehv situatsioon, kui me lähtume Eesti eriheitmest. Ja Ida-Virumaa probleemidega see tegeletakse praegult Ida-Virumaa spetsiifiliselt, ehk seal on see üleminekuprogramm ja seoses sellega võiks ju Ida-Virumaa vastutada Ida-Virumaa nii-öelda heitmete eest ja ülejäänud omavalitsused võiksid siis nagu pigem lähtuda võib-olla nagu nii-öelda Euroopa keskmisest heitmest, mis nagu teeb näiteks niisuguste tehnoloogiate nagu elektriautod ja üldiselt nagu nii-öelda elektrikasutusele ülemineku ehk elektrifitseerimise palju nagu nii-öelda säästlikumaks nagu selles mõttes keskkonna mõttes, saate aru äkki mõttes? Ja, aga ma mõistan seda, ma saan aru sellest mõttest, aga ütleme, see tegelikult ei peegelda seda ikkagi lõpuks seda reaalsust, mis meil nagu riigi olukorras on. Et meil, ütleme, et kõik peavad ikkagi lõppkokkuvõttes pingutama selle nimel, et meil riigis toimuks mingi suunas muutus. Ja siin ikkagi, ütleme, eelmine aasta Elering toetas päikseparkide rajamist ja osad KOV-id sellega läksid kaasa ja sellega nad tegelikult saavad oma elektriheidet ju ka vähendada selle kaudu. Ja pluss sellega ka esiteks ütleme oma panust CO2 vähendamist ja kui ka sealt toetuse kaudu tähendavalt võib-olla rahalist ressurssi saada. Jah, aga selles mõttes, et korstnad on ju ikkagi Ida-Virumaal, et kõigil teistel juhtudel me ju vaatame täpselt seda, et kus kohalikus omavalitsuses see korsten on kuni majapidamisteni välja ja kuidas me nüüd siis nii-öelda Ida-Virumaal need korstnad justkui nagu unustame ära ja jagame nii-öelda kuidagi üldrahvalikult laiali. Et see on ikkagi Ida-Virumaal nii-öelda teema ja me peaksime selle muidugi taastuvenergia kasutusele võtuga iga omavalitsus tegelema, aga nagu selle mõttes, et seda on väga raske teha, kui on nagu sihuke raske põlevkivikoorem kaelas, et nagu ükskõik mida sa teed, siiski on väga raske välja näidata, et sa oled nagu nii-öelda enam-vähem vähemalt puhas ehk sinu kohalikus omavalitsuses siiski saastet ei toimu. Aitäh selle kommentaari eest. See tegelikult on nagu see küsimuse kohta, et me mitu korda oleme selle metoodikast juba rääkinud, et tõesti see inventuur on praegu tehtud nagu tootmispõhiselt, aga see ei tähenda, et neid meetmete mõju ei saa hinnata nagu tegelikult tarbimise põhiselt. Et võib-olla see täpsustus siia veel juurde. Aga ma läheks siit edasi veel järgmise küsimuse juurde, et kas teistes riikides on ka sarnast analüüsi tehtud? Kas Keskkonnauuringute Keskus oskab seda kommenteerida? Ei oska või vähemalt ei tea, et oleks nüüd KOV-i põhiselt. Kindlasti on tehtud, ütleme nii-öelda lokaalsel tasemel teatud sektorites, aga ma jään hetkel vastuse võlgu, et kas sellises need päris üleriigiliselt kõikides kohalikes omavalitsustes, et ei oska kommenteerida, aga ütleme see metoodika iseenesest, kuidas seda teha, kuna ta põhineb siis õhusaasteainete heitkoguste jaotamise metoodikal, siis selle põhjal saab küll öelda, et see on tegelikult nii-öelda levinud ka teistes Euroopa riikides, et kuidas see heitkoguste jaotamine siis nii-öelda seal küll mitte siis kohaliku omavalitsuse lõikes, aga ruudustiku põhiselt, et see on nagu selline iga-aastane siis nii-öelda töö, kuidas neid heitkogused jaotatakse. Aga jah, kasvuhoonegaaside ja KOV-i tasemel
pigem hetkel ei oska kommenteerida. Ma ei oska kahjuks midagi nagu lisada, et ma olen ka kursis, et osades riikides tehakse nagu mingi piirkonna tasemel kõigepealt need kasvuhoonegaasid inventuurid ja siis viiakse nagu riigi tasemele, aga nii detailselt ei oska ka nagu lisaks kommenteerida. Ma võtan järgmise küsimuse siin või kommentaari õigupoolest, et seda COVID inventuuri regulaarselt läbiviimisel oleks mõtet, kui COVID nende alusel arvutustaase alusel midagi teisiti teeks, et numbrid ei jääks abstraktsed ja neile tekiks täpsem sisu juurde. Ühest küljest olen selle kommentaariga ise ka nõus, et aga samas võib-olla kui teha see regulaarsene, aga ajavahemiku samm nagu pikem, et võib-olla siis tulevad ka nagu sellised muudatused, mis on siis nii-öelda erinevad nagu koosmõjud siis nagu tulevad välja regionaalsel tasemel ka, et kindlasti osad on siis nendest KOV-i enda tegevused, osad on sellised üldised harjumuslikud muudatused ja võib-olla siis osad on nagu riigi muutuste, riigi taseme meetmetest nagu lähtuvalt need muudatused, et jah, kui pikem samm oleks, ma usun, et see näitab hästi sellist trendi, isiklik arvamus. Ja siis veel üks kommentaar, et need vallad, kus on suur põllumajandusheide, et mida siis teha, et kuidas siis seda heidet vähendada, et kas seal hakata rohkem biogaasi tootma ja kas see peaks kohustuslik olema. See midagi kohustuslikuks see töö ei tee, et tegelikult see aruanne alustuseks annab tegelikult nagu sellise suure pildi, et kus suunas nagu mõelda, et kust üldse, mis on see heitkoguste profiil mingis konkreetses kohalikus omavalitsuses. Ja siis saab edasi mõelda nagu, et millisesse sektorisse siis rohkem oma tegevusi mõelda ja milliseid tegevusi nagu ka läbi menetluste ja planeeringute ja kõige sellise, nagu millega COVID-i kokku puutuvad, et mida rohkem toetada. Ma praegu rohkem küsimusi ei märka. Et kas kellelgi on vahepeal tekkinud lisaküsimusi või kommentaare, saate kätte tõsta veel. Või et millised ootused on tulevikuks sellise temaatikal? Ma näen, et Irje jagas Soome metoodikat. Vaatame, aitäh jagamast. Ja see soomlased on, vaata, nad tahavad vist esimesena kliimaneutraalseks saada, et oleks põnev teada, et kuidas siis nemad selle valla tasemele lähenevad, et kas nad pingutavad nii palju kui meie siin täna, et nii täpseks tahame ajada endale. Kas on veel küsimusi, kommentaare? Kuna ma praegu ei näe, siis mina tänan kõiki, tänan ettekandjaid ja tänan küsimuste küsijaid ja kommenteerijaid ja kaasa mõtlemast ja loodetavasti saime natuke selgemaks, nagu, et kuidas need heitkogused arvutatud on ja kuidas seda Exceli tööriistaga nagu erinevat moel kasutada saab, kui tulevikus neid tegevusi planeeritakse või ellu viiakse. Vastuseks veel tulnud küsimusi, et me plaanime teha selle salvestuse kättesaadavaks ja anname märku, tõenäoliselt me riputame selle üles sinna, kus on praeguse uuringumaterjalid Keskkonnaministeeriumi kodulehel.
aga aitäh kõigile ja head tööpäeva jätku ja head nädalavahetust. Ja, aitäh ja head aega.